Tere tulemast tagasi Tinkercadi. Mina olen õpetaja Allan ja seekord vaatame, kuidas teha kiiresti ühte lihtsat võtmehoidjat, mida oleks võimalik näiteks siis 3D printida. See on meil siin siis Tinkercadi töölaud ja alustame kohe võtmehoidja siis põhja tegemisest, et alustame kandilisest võtmehoidjast. Need on siin millimeetrid, on ju, et võib-olla selline 60, no seda pikkust me peame nime järgi reguleerima veel, aga et paneme alguses umbes 6 sentimeetrit, tikutop siis natukene suurem, paksuseks ma pakun äkki 3 millimeetrit, et oleks natukene tugevam. Ja muudame kohe nime ka ära, et siin on Tinkercadi enda genereeritud nimi, et paneme siia nimeks võtmehoidja. Sa võid muidugi ise nimetada, kuidas tahad oma tööd. Ja kui me siin eelmises ülesandes kasutasime seda tekstiklotsi nii-öelda oma nime siia kirjutamiseks, siis seekord tahaks teha natuke teistmoodi. Et ma valin siit teise kategooria, et lisaks sellele põhikujunditel on siin terve hunnik erinevaid kategooriaid ja siin on olemas kategooria tähed ja numbrid. Ja kui ma valin siit rohkem, näete, siin on igasuguseid tähti ja numbreid. Valin siit siis oma nime tähed A ja L ja A ja N. Nii, peaaegu mahtus ära. Nii, proovime seda asja siin paigutada siis. Et ma näitan nüüd uut tööriista, mida me ei ole siiamaani kasutanud. On siin joondamise tööriist. Ja kui ma seda klõpsan, siis kõik need kujundid, mis ma siin olen valinud, neid saab siis joondada, et kui ma vajutan siia keskmisele muumukesele, siis joondatakse siia kõik keskele, sellega üles äärde, alla äärde. Kuna meil on tegemist 3D-ga, siis me saame ka kõik siia üles ja kõik alla ja kõik keskele panna, aga see praegu nagu ei anna mingit mõistlikku tulemust, nii et me tahame ikkagi ainult niimoodi keskele joondada. Ja paneme need tähed siin enam-vähem ühtlase vahega ka, et see samm on praegu 1 millimeeter siin, kui ma nooltega liigutan neid, nii et see üks vahe siin on siis nagu 1 millimeeter. Vaatame, päris ära siin ei mahu, on ju, ja paksust tähtedel on ka nagu üsna kõrge, et selleks, et neid kõiki ära nüüd valida, kui ma niimoodi lohistan, siis ta valib selle plaadiga ära. Et variant on näiteks niimoodi keerata see külg ette ja siis valida ainult tähed. Ja rühmitada see tekst ära, panna talle värv. Selle alusele võiks ka mingi mõistlikum värvi panna. Ja kuna nüüd on meil plaat on üks objekt ja tähed on teine, siis meil õnnestub seda ka niimoodi keskele joondada. Ja selleks, et tähtede kõrgus ka, paneme tähtede kõrguse 4 millimeetrit on nagu nõks palju, et paneks 2 milli. Aga ikkagi, kui me nüüd vaatame siit ülevalt, paneme siit toppen, et siis kuidagi nagu ei saa siit täpselt aru, et kui lähedal nagu siin see täht sellele servale on. Et siis selleks, et me seda nagu päris täpselt näeksime, tuleks vahetada vaadet. Et siin on kõigis joonestusprogrammides, siis kaasa arvatud Tinkercadis reeglina on olemas need 2 vaadet on perspektiiviga vaade, ehk siis selline ilus 3D vaade, kus lähemal asuvad objektid on suuremad ja kaugemal asuvad on väiksemad. Ja on teine ortogonaalne vaade, mis on mõeldud just selleks, mis me praegu tahame, et me tahame aru saada, et kas see lähemal asuv täht, kaugemal asuv plaat, et kui kaugel need üksteisest on. Et näete, kui ma nüüd selle serva panen siit niimoodi joondan, mul on täpselt näha kui suur vahe seal on. Klõps stopp ja ortogonaalne ja ma näen, et on enam-vähem keskele. Muidugi ma saan ka niimoodi joondada keskele on ju.
Nii, aga selleks, et see asi nüüd oleks võtmehoidja, mul oleks vaja talle ka mingisugune võtmerõngas või mingi aas tekitada, et kus saab rõnga läbi panna. Ja neid rõngaid on siin meil laias laastus 3 tükki kohe võtta. Tihti ma näen, et kasutatakse sellist rõngast. See ei ole tegelikult nagu võtmehoidja rõngas, et kui me siin hiirega läheme kohale ka, et siin on näha, et siin on kirjutatud inglise keeles sõrmus. Ja kui see niimoodi siis siia panna ja välja printida 3D printeriga, siis ta jääb õrn ja õhukene ja murdub kergesti ära. Et ma kustutan selle ära. Siin on veel olemas selline nagu päästerõnga moodi asi, mis praeguse kandilise disainiga ka meil väga hästi ei sobi. Et ma pakuks, et kasutaks seda rõngast. Et paneme talle ka paksuseks 3 mm nagu sellele plaadile. Laius on tal 20 praegu, täpselt sama nagu sellel plaadil. Ja panen ka jälle ülevalt vaate. Et sa võid ise vaadata, et ta peaks kindlasti puudutama seda, et niimoodi nagu ta jääb nagu väga õrnalt siia külge. Et see ei ole väga töökindel võtmehoidja jaoks, et ta võiks olla ikkagi sügavamalt sees. Mina paneks ta lausa niimoodi, mulle meeldib nii. Ja ma nüüd valin selle rõnga ja alumise plaadi ja panen group, siis näed, moodustub sellest üks tervik ja kui ma nüüd valin tähed ka ja panen uuesti group, siis on kõik ühest tükist, lihtsalt värv läks nüüd paigast ära. Selle väikse probleemi me saame parandada, kui me läheme siia värvi valikusse ja vajutame siis see multicolor, siis tulevad need erinevate siis objektide värvid tagasi. Ja ongi põhimõtteliselt kõik. Nüüd selleks, et sul oleks elu natukene huvitavam, teeme ka ühe ilma sellise lätakate võtmehoidja, ainult tähtedest. Et selleks ma võtan kiiresti siit uuesti oma nimetähed. 2 A-d, 2 L-i ja N-i ka. Paigutame neid siin kuidagi niimoodi loomingulisemalt. Ma ei tea, midagi sellist äkki. Või on liiga suured vahed. Nii, paneme rõnga ka siia. Kust me saame osa läbi panna. Nii, selle rõngaga nüüd nii, et see tuleks kõigepealt väiksemaks teha. Midagi siukest. Paneme siit seinapaksuse suuremaks. Ja kui meil nüüd see suurus on nagu tundub okei, et siis paneme kõrguse talle ka paika. Ongi 3. Nii. Aga tähed ei ole meil 3. Paneme tähtedele näiteks ka 3. Ja näiteks, et asi oleks huvitavam, siis paneme mõne tähe siin kõrgemaks. Värv ühesuguseks ja grupp ka. Ma ei tea, kuidas tundub. See rõngas jäi natukene minust üles liiga. Et paneme ta jah. No las olla. Nii, grupp. Ja on meil olemas ka selline tähtedest võtmerõngas. Ja nüüd, et oma tööd esitada, siis klõps saad selle logo veel. Ühtlasi see salvestab ka sinu töö ära. Klõps nüüd selle hammasratakase peal Add to Class Activity. Valid siit õpetaja tehtud ülesande ja Add Design. Jõudu tööl!